Kas kanep muudab sportlasi salaja paremaks viisil, mida spordimaailm keeldub tunnistamast? Seda on nimetatud nii sooritusvõimelt parandavaks kui ka taastumisvahendiks, kuid võimud näevad selles ohtu kõigele, mida võistlus esindab. Sportlasi karistatakse endiselt aine eest, mida mitmed teadlased peavad aastakümneid välja kirjutatud opioididest ohutumaks alternatiiviks. See arutelu on kestnud aastaid, kuid viimastel hooaegadel lahvatas see taas, kui üks šokeeriv juhtum tõi selle taas rambivalgusesse. Nüüd sunnib see põhjalikumalt uurima, mis tegelikult toimub keelustamiste taga ja milline on kanepiga seotud teadus tippspordis. 2021 aastal oli Sha'Carri Richardson tõeline jumalanna jooksurajal. Ta domineeris 100 meetri jooksus Ameerika Ühendriikide kergejõustiku olümpiakatsevõistlusel Tokyo olümpiamängude jaoks. See oli iga 21-aastase tippsportlase unistuse täitumine, kuni ta andis marihuana tarvitamise tõttu positiivse proovi ja talle määrati elu muutnud ühekuuline võistluskeeld. See ei maksnud Sha'Carri Richardsonile ainult umbes $10 miljoni suurust tulu, vaid ka võimaluse võita olümpiakuld. Sportlasel võib olla palju füüsilisi põhjuseid, miks ta võib kanepit suitsetada või süüa kanepitooteid, kuid Sha'Carri kasutas kanepit täielikult emotsionaalsetel põhjustel. Teda kasvatas vanaema ja tal oli keeruline suhe oma bioloogilise emaga, kes suri nädal enne katsevõistlusi. Sha'Carri ütles hiljem, et kui ajakirjanik teda selle infoga intervjuu ajal ootamatult tabas, viis seda emotsionaalsesse keerisesse. Kanep oli tema viis end emotsionaalselt tasakaalustada. Oma ametlikus avalduses pärast ülestunnistamist ja ametlike tagajärgede aktsepeerimist ütles ta: "Ma vabandan. Kuigi olen väga pettunud, tean, et kui ma rajale astun, ei esinda ma ainult iseennast, vaid ka kogukonda, kes on näidanud üles suurt toetust ja armastust. Ma ei teadnud tol ajal, kuidas oma emotsioone kontrollida või nendega toime tulla." Sha'Carri on lihtsalt üks viimastest inimestest, kelle paljulubav sportlaskarjäär on ummikusse jooksnud, sest nad proovisid kanepit. Ross Rebagliati oli esimene lumelaua kuldmedalivõitja 1998 aasta Nagano olümpiamängudel Jaapanis. Siis võeti see medal temalt 3 päeva hiljem ära, kui uriiniproovist leiti kanepi jälgi. Ta viibis isegi lühikest aega Jaapanis vanglas. Õnneks vabastati ta ja talle anti medal tagasi, sest Rahvusvaheline Olümpiakomitee polnud tol ajal kanepit konkreetselt keelanud. Kanep lisati keelatud ainete nimekirja 2004. aastal, kui maailma antidopinguagentuur ehk WADA võttis enda peale rahvusvahelise keelatud ainete nimekirja koostamise vastutuse. Meedias sai see tuntuks kui Rossi Rebagliati reegel. WADA ülemaailmne koodeks annab tooni spordis kasutatavate ainete reeglitele ning nii USA antidopinguagentuur USADA kui ka Ameerika Ühendriikide olümpia- ja paraolümpiakomitee on selle allkirjastanud. Ainete kasutamine rikub seda, mida WADA nimetab spordivaimuks, mis on kogu nende antidopingupoliitika keskne tugisammas. Mis täpselt on spordivaim? WADA sõnul tähendab see inimvaimu, keha ja meele tähistamist ning kajastub eetikas, ausas mängus ja aususes, tervises ning reeglite ja seaduste austamises. Selle vaimu säilitamiseks on kanep kantud samale nimekirjale äärmuslike sooritusvõimet parandavate ainetega nagu anaboolsed steroidid ja peptiidhormoonid. Aga kas see peaks nii olema? Tõenäoliselt mitte, vähemalt WADA enda uuringute põhjal. 2018. aasta šokeerivas ülevaates WADA keelatud ainete nimekirjast leidsid teadlased tegelikult, et kannabinoidide mõju kohta on tõendid uskumatult nõrgad, eriti võrreldes teiste nimekirjas olevate dopinguainetega. Tegelikult läheb ülevaade nii kaugele, et ütleb otsesõnu. Väga vähe teaduslikke andmeid on saadaval kannabinoidide mõjust sporditulemustele. See näitab, et puuduvad tõendid selle kohta, et kannabinoidid parandaksid sportlikku sooritust. Uuringute põhjal võib juhtuda, et kanepi puhul võib sooritusvõimet parandava mõju kohta olla isegi vähem veenvaid tõendeid kui enne võistlust suure purgi Monsteri energiajoogi ärajoomisel. Kas see tähendab, et ühe maailma mõjukaima spordiregulatsiooni organi ülemaailmselt jõustatud reeglid põhinevad kanepi puhul pigem tunnetusel kui kindlatel tõenditel? Ainuüksi see andmepunkt hakkas kiiresti WADA loogikasse mürasid lööma. Kui alus siin pole tegelikult tipptasemel kaasaegne dopinguteadus, siis kust pärineb WADA arusaam spordivaimust? Vana-Kreeka sportlased tarvitasid aineid, mis saadaksid meie tänapäeva jooksjad ja tõstjad ilmselt haiglasse. Isegi termin doping pärineb väidetavalt hollandi sõnast dope, mis tähistas mingit kleepjat oopiumimahla, millest vanad kreeklased ei saanud küllalt. Kui organisatsioonid armastavad nostalgiliselt vaadata tagasi puhtamatele aegadele, kus valitses spordivaim, olid olümpiamängud ja sarnased võistlused alati ärilised, isegi antiikmaailmas. Tollal olid mängus suured rahalised auhinnad. Keegi ei jätnud midagi juhuse hooleks ning kasutati hulgaliselt nii taimsed kui loomsed päritoluaineid. Vana-Kreeka arst Galenos dokumenteeris, et tippsportlased tarvitasid erinevaid stimulante ja muid ravimeid, et püsida tippvormis.
668 aasta Lake Racer sprindivõitja pidas kuivatatud viigimarjade dieeti, et hoida oma energiataset kõrgel. Polnud haruldane, et sportlased võtsid ka seenepõhist ühendit nimega Ambrosia, et säilitada oma sportlikku üleolekut. Mõned sõid päevi järjest ainult liha, kui nad just ei kasutanud veinieliksiire ja loomade südameid. Ja tasub märkida, et vanad kreeklased võisid tegelikult olla palju veidramad ja salakavalamad, kui nad püüdsid oma konkurentidest ette jõuda. Arheoloogid on leidnud tõendeid selle kohta, et sportlased ja nende toetajad üritasid sõna otseses mõttes vastaseid needa, et nad kaotaksid. Spordialade harrastamise kohtadest on leidnud pliist needuse tahvleid. Aga see ei olnud ainult vanad kreeklased. Vanas Hiinas 5000 aastat tagasi soovitasid arstid kasutada ravimit nimega mahuang, mis saadi efeedra taimest, et parandada sooritusvõimet. Vana Egiptuses, mis oli üks inimkonna ajaloo suurimaid tsivilisatsioone, oli sportlastele mõeldud eriline tinktuur, mis pidi andma neile eelise. Nii Rooma gladiaatorid kui ka keskaegsed Euroopa rüütlid kasutasid samuti nende käsutuses olnud looduslikke vahendeid, tarvitades erguteid, et kauem võidelda. Väidetavalt tarvitasid viikingite berserkerid samuti halutsinogeenset segu, mis aitas neil siseneda berserkeri raevu ehk raevutransi, kus nad võisid maha niita nii sõpru kui vaenlasi. Ja see kõik jätkus veel 19. sajandil, mil uimastite nimed muutusid palju äratuntavamaks. Et saada eeliseid pikadistantsi jalgrattasõidu konkurentsitihedas maailmas, tarvitasid ratturid heroiini, kokaiini, strühniini ja eetriga immutatud suhkrutükke. Segu, mis tapaks sind sõna otseses mõttes, kui annused oleksid isegi veidi valed. Kuid mitte midagi sellest ei peetud reeglite rikkumiseks. Mõte võrrelda Sha'Carri Richardsonit, kes suitsetab kanepit emotsionaalseks tasakaalustamiseks, inimestega, kes võtavad strühniini võistluseelise saamiseks, tundub naeruväärne. Nii et kui vada spordivaim ei ole mingi täiusliku mineviku kaja, kus kõik tegelesid spordiga ainult mängu puhtast armastusest, siis millal hakkasid asjad muutuma? Ja kuidas sai kanepist, uimastist, mis on nüüd paljudes USA osariikides seaduslik, selline hirmutis? Kui sa küsiksid enamikult inimestelt, kes alustas Ameerika hukatuslikku sõda narkootikumide vastu, ütleksid nad ilmselt, et see oli president Richard Nixon. Kuigi Nixon pani plaani käiku, polnud tema see, kes selle plaani välja mõtles. See kahtlane au kuulub Harry J. Anslingerile, algsele narkotsaarile ja suurimale kanepivastasele Ameerika ajaloos. Anslinger oli USA föderaalse narkootikumide büroo esimene komissar ja ta pidas seda ametikohta 32 aastat. Ta teenis mitme presidendi alluvuses, alates Herbert Hooverist kuni John F. Kennedyni. Üks tema huvitavamaid tööülesandeid viis tema võimu Ameerika kontrolli all olevasse Berliini piirkonda pärast teist maailmasõda. Sel ajal levisid narkootikumid laialdaselt pärast natsirežiimi kokkuvarisemist. Ajakirjanik Norman Ohleri raamatu Tript, Natsi-Saksamaa, CIA ja psühhedeelse ajastu koidik kohaselt ei suutnud Ameerika tulla toime Lääne-Berliini kontrolli alt väljunud narkoprobleemi ohjeldamisega. Seega pidi Anslinger pöörduma pensionile jäänud Gestapo agentide poole, kes olid Hitleri ajal narkokaubandust kontrollinud ning taas kehtestama suure osa natside narkopoliitikast. Anslinger oli natside narkopoliitika austaja, kus sageli kasutati uimasti rikkumiste eest jõhkralt rangeid karistusi ettekäändena vähemuste, sealhulgas juutide vangistamiseks. Kuigi kanepist sai tema 32-aastase narkovastase ristisõja peamine sihtmärk, ei olnud ta selle suhtes alati ülemäära innukas. Enne kui temast sai föderaalse narkootikumide büroo juht, ütles ta, et arusaam, nagu muudaks kanep inimesed ohtlikuks ja vägivaldseks, on, tsitaat, absurdne väärarusaam. Aga nagu elus ikka, kui tahad vastuseid leida, tuleb lihtsalt jälgida raha. Kui Anslinger 1930 aastal ametisse asus, oli keeld juba lõppemas. See tühistati ametlikult 1933 aastal ning avaliku vaenlase number 1 kohale tõusid kokaiin ja heroiin. Kuid kumbki neist polnud piisavalt suur probleem, et õigustada sellist eelarvet, nagu Anslinger oma osakonnale soovis. Seega lahendus oli lobida mängureeglite muutmise nimel, mis kriminaliseeriks rohkem uimasteid, annaks tema agentidele rohkem tööd ja õigustaks suuremat eelarvet kongressilt. See surve viis 1937 aasta marihuana maksuseaduseni, millega kaasnes palju hilmutamist, justkui mõne jointi suitsetamine muudaks sind põhimõtteliselt hullumeelseks sarimõrvariks. Anslinger ütles kurikuulsas raadioesinemises, et Ameerika noored muutuvad, tsiteerin, selle narkootikumi orjadeks, jäädes sellest üha rohkem sõltuvusse, kuni nad vaimselt lagunevad, hulluks lähevad, pöörduvad vägivaldse kuritegevuse ja mõrvade poole. Anslingeri kanepivastase kampaania näidisnäoks oli väga probleemne noormees nimega Victor Licata. Ta sai tuntuks kui unenägude tapja pärast seda, kui ta 1933 aastal tappis kirvega kogu oma pere. Tänu sensatsioonilisele kollasele ajakirjandusele kujunes kiiresti välja narratiiv, et Licata oli sõltuvuses marihuanast ja sattus vägivaldsesse kanepihulluse seisundisse, mis viis ta tapatalguni. Tegelikkus oli muidugi see, et ta oli väga haige mees, kelle perekonnas esines vaimuhaigusi. Kuid Anslinger ei lasknud tööl kunagi takistada oma äärmiselt tõhusat propagandat.
Sellest, kuidas moraalipaanika saab alguse niisugusest õõvastavast kuriteost, võib sulle meenutada 2012. aasta Miami kannibali juhtumit. See juhtus siis, kui Rudy Eugene kaotas enesevalitsuse ja ründas eakat kodutut meest nimega Ronald Popo, enne kui sündmuskohale saabunud politseinikud ta maha lasid. Tol ajal levis meedias laialdaselt info, et rünnaku ajendiks oli see, et Eugene tarvitas disainertroogi nimega vannisoolad. See käivitas hulga teisi kuulujute selle uimasti kohta. Tegelikult oli Eugene'i organismis ainus uimasti väike jälg marihuanat, kuid erinevad Harry Anslingerist me ei arva, et sellel oleks olnud rünnakuga mingit pistmist. Anslinger konsulteeris 30 erineva teadlasega, et uurida, kas marihuana on avalikkusele ohtlik. 29 ütlesid ei. Loomulikult jätkas Anslinger koostööd selle ühega, kes tema seisukohtadega juba nõustus. Teine põhjus, miks Anslinger kanepit nii väga vihkas, oli see, et ta uskus, et mustanahalised ja latiinod on selle peamine turg. Ta uskus, et mustanahalised lõid džässmuusikat, mida Anslinger kirjeldas kui saatanlikku, uimasti mõju all. Ta uskus ka, et kanep soodustab rasside vahelist läbikäimist, mis oli tema jaoks samuti täiesti vastuvõetamatu. Isegi sõna marihuana populariseerimine tuleneb tegelikult Anslingeri rassismist. Enne aastat 1900 nimetati seda Ameerika Ühendriikides enamasti kanepiks. Siiski arvas Anslinger, et hispaaniakeelse sõna kasutamine muudab selle tolleaegse valge keskklassi jaoks võõramaks ja hirmutavamaks. Ühel oma paljudest kordadest, kui ta kongressi ees oma poliitikaid õigustas, ütles Anslinger: "Ma soovin, et saaksin teile näidata, mida üks väike marihuana sigaret võib teha ühele meie alla käinud hispaaniakeelsele elanikule." Siis tuli Nixon, kes alustas 1971 aastal sõda narkootikumide vastu. Ta määras kanepi esimese nimekirja uimastiks, kuigi kinniste uste taga nimetas seda mitte eriti ohtlikuks. Nii karmidel karistustel kanepi omamise ja müümise eest oli ka poliitiline põhjus. Kurjategijad ei saanud hääletada. Nixon lootis kasutada meid seadusi vastukultuuri hipiliikumise liikmete ja mustanahaliste inimeste tagakiusamiseks, kes olid üldiselt Nixoni vastu. Pea meeles, et üks vada spordivaimu nimekirja punktidest on reeglite ja seaduste austamine. Nii et ilmselt ei üllata sind, kui saad teada, et Ameerika valitsuse seisukoht kanepi suhtes on mõjutanud ka seda, kuidas rahvusvahelised spordiorganisatsioonid ja dopinguvastased agentuurid sellele vaatavad. See on vähem seotud eetika ja rohkem seotud mainega ning inimesed nagu Sha'Carri Richardson kannatavad selle tõttu. Aga mida kanep tegelikult sportlastele annab? Kui keegi väidab, et üks ainus ühend on imerohi, mis lahendab kõik probleemid, siis tavaliselt ta müüb midagi. Tegelikkuses on igal ainel omad plussid ja miinused. Kanep ei ole erand. Spordis asub see segases vahepealses tsoonis, kus on nii tõelisi eeliseid kui ka tõelisi puudusi. Üks suurimaid eeliseid, mida sportlased väga tõhusaks peavad ja mida ka teaduslikud tõendid laialdaselt kinnitavad, on kanepi kasutamine valuvaigistina. Ühe uuringu kohaselt ütles 54,5% üliõpilassportlastest, kes suitsetasid kanepit spordiga seoses, et nende suurim motivaator oli taastumise toetamine pärast pingelisi mänge ja treeninguid. Endine olümpiatriatleet ja 2008. aasta Ironman 70,3 maailmameister Joanna Zeiger tegutses pärast sportlaskarjääri meditsiinilise kanepi uurijana. Ta uuris spetsiaalset kanepi kasutamist valu leevendamise abivahendina. Zeigeril on selles valdkonnas isiklik kogemus, sest tema karjääri lõpetanud rattaõnnetus põhjustas talle kroonilise valu, mis vajab tõsist leevendamist, ning ta soovis teada saada, kas kanep võib pakkuda kõiki vastuseid. Zeigeri-suguste teadlaste uuringud on näidanud, et kanep ei vähenda valu täielikult, kuid muudab selle vähem ebameeldivaks. Seega on seda subjektiivselt lihtsam taluda. Omaenda uuringus sportlaste seas, kes tarvitavad kanepit, sai Zeiger üllatavalt sarnased tulemused. 61% vastanutest ütlesid, et kasutavad seda valu leevendamiseks. 68% sellest, 61% ütles, et see toimis. Ja arvestades kanepi suhteliselt väheseid kõrvaltoimeid, on need väga julgustavad arvud. Aga teine suur kanepi kasutamise eelis sportlaste jaoks on psühholoogiline. Küsi ükskõik milliselt tippsportlaselt ja nad ütlevad sulle, et pool mängust, olgu see siis teiste vastu või oma keha piiride ületamine, võidetakse või kaotatakse peas. Ajakirjas Journal of Sports Medicine avaldatud uuringu põhijäreldus on, et kanepi tarvitamine enne treeningut näib suurendavat positiivset meeleolu ja naudingutunnet treeningu ajal. Nii nagu kanep ei pane valu kaduma, ei tee see sind ka paremaks jooksjaks, kuid see võib aidata sul jooksmisest rohkem kasu saada. Selle mõju sõltub suuresti annusest ja tarvitamise intensiivsusest, kuid paljude inimeste jaoks võivad ärevust vähendavad omadused pingutust kergemaks muuta. See võib muuta kestva pingutuse talutavamaks, isegi kui füüsilised nõudmised jäävad samaks. Aga kui asi puudutab sinu sooritust rajal või väljakul, siis New York Timesi pealkiri ütleb selle kõige paremini. Teadus ei toeta ideed, et marihuana parandab sportlaste sooritust. Arvestades selle lühiajalist pärssivat mõju maksimaalsele pingutusele ja koordinatsioonile ning pikaajalisi riske kopsude tervisele, kui seda suitsetada, on selge, et kanep ei ole võrreldav stimulantide või steroididega.
Kuhu see meid siis jätab? Ükskõik, kas maailma juhtorganid seda tahavad või mitte, üha rohkem tippsportlasi hakkab kanepit tarvitama. Nende endi sõnul aitab see neil paremini mängida. Matt Barnes, kes võitis 2017 aastal NBA meistritiitli Golden State Warriorsiga ja mängis 14 hooaega profikorvpalli, ütles: kõik mu parimad mängud olid siis, kui ma olin kanepit tarvitanud. See polnud küll iga mäng, aga 15 aasta jooksul oli neid palju. Endine kaitseliinimängija Sean Smith, kes mängis 9 hooaega NFL-is, ütles: ma suitsetasin enne iga mängu 2 pläru. Martellus Bennett, kes lõpetas NFL-is karjääri pärast 10 hooaega, ütles: on aegu, kus su keha valutab nii hullult, et sa ei taha kogu aeg tablette neelata. See hakkab su maksa ja neere ning muid organeid kahjustama. Ja selle tegi inimene. Jumal lõi kanepi. Kui kanep aitab sul vähem valu tunda ja hoiab sind rahulikuna ajal, mil närvid võivad sind seestpoolt hävitada, kas see siis tõesti halvendab kellegi sooritust? Ja kui see on mingi jõudluse parandamise viis, siis kui kaua läheb aega enne, kui ütleme, et kreatiinijoogid, krüoteraapia ja massaažid on samuti jõudluse parandamine? Kas mingil hetkel poleks lihtsalt parem, kui organisatsioonid nagu WADA võtaksid rahulikumalt? Mis siis tegelikult juhtub, kui sa tarvitad kanepit? Vaata, mis juhtub sinu kehaga, kui suitsetad kanepit, et teada saada tõde. Või vaata hoopis seda.